see võib olla, aga see teeb laua valgemaks. Kõik peab olema natural. Tule istu nüüd alts. Kuidas see on? Muide siit... Ei, ma arvan, et see on liiga... No räägi, missugused olid sinu muljed, esimesed muljed Torontos? No kohutav, absoluutselt kohutav. Pärit Rootsi elamist on nii nagu oleks, see on täiesti uskumatu. Elukutseliselt arhitektuur, moodne arhitektuur täitsa olematu. Olematu ja samuti kool. Kool oli väga lapsekindel. Soomes oli moodne arhitektuur, algas Skandinaavias 1930 Stockholmi maailmanäitusega ja laienes kiiresti Soome kaudu oli ka Eestisse. Põhja-Ameerika, eriti Kanada jäi täiesti kõrvale sellest. Arhitektid, arstid, advokaadid, kõik sagerdasid maaga, ostsid maad üles ja kõikide mõttele suutu rikkaks saada. Ega see palju muutunud polegi. Aga elukutsenud neil küll hiilata polnud mitte millegagi. Oli täiesti masendav. Ainukene trööst oli see, et mul väga meeldis nii kaugel olla kui võimalik meie okupeeritud kodumaalt. Juba noorena ma niisugused asjad nagu abiellumine või ühte kohta püsima jäämine või mööbliteki ostmine on täitsa vastu võtmata. See oleks nagu ankur mu jalakülles olnud. Ma tahtsin kuskil minna. Nii et need ühest maale teise minna, kuigi nüüd mitte vabatahtliku teel minule istusid, ma tegin uusi avastusi, ma õppisin uue kontinendi tundma, kus väärtuste hindamised ja inimtüüp ja kõik on teistmoodi. Alusse paelus mind samal aegselt, kui jälle ajas lase hinge täis, kui tagurrede kõik oli. Elu Torontos oli väga igav ja mannetu. Pühapäeval ei olnud isegi sport lubatud, kinodest rääkimata, kohvikutest rääkimata. Elu ei olnud väga meeldiv. Sellest nüüd läinud tohutu hulk mööda. Asjad muutunud ja Torontost on tulnud suur kosmopolitaanne keskus. Aga sina joonistasid ühe esimese moodsa hotelli siia. Kuidas see juhtus? No see juhtus, nüüd ma räägin natuke oma elukutset. Uustulnuga siin 49 aastal ei olnud mitte väga kerge läbi saada, sellepärast et välismaalased ei olnud mitte nii kergesti vastu võetavad avalikus elus ja ka samuti järjema ilmas, kui ta praegu on. Üks sõber töötas insenerifirmas. Oli see eestlane? Oli eestlane ja hea sõbru elab Torontos samuti. Kutsus mind, et nendel on tarvis arhitekti, sellepärast, et see hoone, hotell asutas järve ääres, oli sadama valitsuse kontrolli all ja sadama valitsus nõudis, et üks arhitekt peaks selle kavandama. Insenerid muidu, neil oli kavatsus seda ise omaette teha. Olin just samal aastal lõpetanud eksamid arhitektuuri või arhitekte praktiseerimiseks. See oli 53. aastal. Ja oligi see meest kutsus mind sinna insenerifirmasse, et kas ma ei tahaks nende koos töötada. Ja mõte oli muidugi see, et nemad teevad selle kavandavad ja mina panen templi alla. Ma ütlesin, niisugust asja üldse mitte ei ole. Et ma tegin ainult oma tööd, kui tahate, et mina olen arhitektina, siis ma teen terve selle töö ja nemad teevad ainult selle insenerilise osa, aga nemad selle arhitektuuriga midagi tegemist ei ole. Ja nii oligi. Sai selle esimene töö tegelikult nii arhitekti töö sai insenerifirma kaudu. Muidugi üks töö toob teist kaasa. Esimesed tööd olid, suuremased olid majanduslikud tööd, sellised nagu hotellid ja ärid, mille vastu ma hiljem väga vähe huvi tundsin. Sellepärast need hooned on majanduslikud hooned, mille otstarve on majanduslik. Selle tõttu ma leian, et hooned, mis majutavad inimesi, kus on palju huvitav. Näiteks lihtsa elumaja kavandamine on minu arust palju huvitavam kui hotelli kavandamine.
kuidas siis astusid sa laevale, et sõita Kanadasse ja esimesed muljed ja elamused siin? No Kanadasse pidin tulema talutööliseks. Kui jõudsin Torontosse, siis farmer Saskatchewanis kirjutas, et kevad on hiline, kas ma ei tuleks 6 aega hiljem. Selle aja peale ma olin leidnud töökoha jällegi Kullaseppane. Mis aasta see oli? 1949 aprillis. Vahepeal juhuslikult kohtusin Mihkel Bachiga, kes oli tol ajal Toronto ülikooli arhitektuuri osakonnas lektoriks, Eesti arhitekt. Ma küsisin talt, et kas 29-aastasel mehel sobiks minna uuesti kooli. Tema arvas, et õppimine on midagi positiivset. Ma arvasin, et ma teen midagi positiivset ja mul õnnestus saada arhitektuuri teisele kursusele oma varem tehtud töö najal. Aha, nii et siis sa läksid sügisel 49 juba ülikooli. Siis sa olid arvatavasti Rootsist tulijate seas üks esimesi, kes Kanadasse tuli, sest see liikumine algas siis põhiliselt sel aastal ja samuti üks esimesi, kes Toronto ülikooli õppima asus. Teist pärast sõjaaegset eestlaste hulgas. Toronto ülikoolis oli olnud eelmisel aastal üks üliõpilane, Endel Sooaru, metsateadust õppimas. 49. aastal oli 10 üliõpilast. Me asutasime Eesti üliõpilaskonna koos Endel Tulvingu ja Udu Ronimoisiga. Ronimois kahjuks ei ole meiega enam. Õpetasin 53. aastal. Koolis läks mul hästi, ma ei teadnudki, et mul sellised varjatud anded on. Räägi meile ka oma esimestest töökohtadest või kuidas jõudsid sa sinna, et sul oli oma arhitektuurifirma? No ja algul ma töötasin Kanada raudteekompanii arhitektuuri osakonnas, kuna see maksis väga hästi. Siis ma läksin tuntud Kanada firma juurde, Parkini firmasse. Tegelikult praeguse ajal huvitavad on ostetud ära eestlase poolt ja tegutseb sama nime all. Parkini firma juures ma olin 56. aastane, see on lühikest aega ühe Ameerika firma büroo juhataja siin ja 60. aastate, 59. aastal liitusin 2 oma klassivennaga ja asutasime oma firma. Tegelikult nemad olid juba aasta varem alustanud, aga ma liitusin nendega. Üks nendest oli kindlasti Wells, sinu praegune partner. Kes oli see teine? Hiljem kolmanda partneri nimi oli Burston. Tema otsustas minna ehituse alale. Meie siis oma praeguse partneriga oleme tegutsenud nüüd 60. aastast. Järelikult peaks olema 32 aastat nüüd. Tambõld ja Wells, arhitektid. Nii et siis hilisem osavõtja, tema nimi on esimesena siiski Tambõld Wells nimeks. Kas see tähendab ka, et firma rõhutus langes sinu peale rohkem? Täiesti kui järjekorras. Väga demokraatlikult. Võib-olla puudutame mõne minutiga vähemalt lühidalt, kuidas Tambõld Wellsi arhitektuuri firmas asjad arenesid ja võib-olla mõningaid olulisi projekte, mille kallal seal töötanud. Enne kui me Tartu kolledžini jõuame. No ja noored on iga üks agressiivne, eriti kui sa oled uustulnuk maale. Minu partner Wells jõudis Inglismaalt kohale samal aastal. Samat alustas ka teiselt kursuselt. On üks definitsioon arhitekti elukutse kohta on, et arhitekt on üks kavandaja, kellel on klient, kellel on 1 miljon või 10 või nii.
See on väga oluline. Tol ajal, kui meie alustasime, ei olnud kombeks Kanadas ideekavandite kaudu töid saada. See oli ikka tutvus ja sellepärast paljudel meestel, kes olid nii-öelda sõja ajal õigel poolel, kes olid kolonelid ja kompaniid või pataljoni ülemad ja nii edasi, tulid tagasi, töötasid Kanadas, alustasid koos oma panga presidentidest sõjakaaslastega, ehitasid neile peaehitusi ja nii edasi. Uustulnukalle siin maal ei olnud sellised võimalused, sellepärast me pidime oma tööd otsima tarbeehituste, peamiselt bürooehituste, korterimajade ja nendel alal. Ja huvitaval kombel tööd oli tol ajal palju 60-ndatel aastatel ja siis varsti oli võimalus töötada eriti ülikooli ehituste ja ülikooli üliõpilaselamute alal, mida me tegelikult oleme kavandanud umbes 75 miljoni dollari väärtuses 60-70 aasta, 60 aastat lõpuks me büroo oli kasvanud juba üle 50 inimese ja meie töömaht oli küllaldane. Kuigi kahjuks on meil väga vähe olnud tööd institutsiooni ja puht kultuurialalistel ehitustel, aga küllaltki ja paljud meie tööd on olnud väljapool Torontot, eriti idaranniku linnades. Halifaxis oli meil arvubüroo, St. Johnis, Frederictonis, Montrealis ja nii edasi. Rääkige mulle natukene nüüd, kuidas te siin algasite. Te tulite nagu täht meile taevast alla, hakkasite kohe Eesti asjadesse, te aitasite Eesti Maja ju teha või kus kõige esimene eestlastega kokku puudunud? Eesti Maja oli kõige esimene töö. Kui me siia tulime, siis me tahtsime, et lapsed hakkaksid Eesti ühiskonnaga kaasa tegema, siis me nagu teisedki vanemad saab ise ka kaasa tegema, kui lapsed teevad. Siis me vedasime neid nagu kõik teised võimlema ja Eesti kooli ja tantsima ja kõik muud asjad, mis oli tarvis. Ja samuti siis, kuna ma olin arhitekt ja olin huvitatud sellest tööst ka ja ma nägin, et siin oli eestlastel oli mitmesuguseid asju, mis tarvis oli teha. Ja suurem osa keegi palju ei teinud või igal ühel oli omaga tegemist. Igal ühel oli palju tegemist. Ja kuna me tulime siia, siis mul oli just niisugune paras võimalus, et vaadata, kus ma saan kaasa aidata. Nii et Eesti Maja nii-öelda renoveerisite või? Eesti Majale see uus osa ette. See oli teie tehtud? Ja samuti see pank, Eesti ühispank, selle ruumid me tegime ümber. Suur paremus, aga kas saal oli juba või? Saal oli juba olemas, aga üleval loomulikult see uuel osal see noortesaal, mis on nüüd skautide ruum üleval, mida kasutavad skaudid väga palju. See oli ka loomulikult käib esimese osaga koos. Nii et seal oli, see oli täitsa huvitav teha. Ainult, et oleks olnud veel huvitavam, kui me oleksime saanud terve selle maja maha võtta ja sinna ehitada nende plaanide järgi, mis ma varem meile andsin juba. Me tahtsime sinna teha 10-kordse korterimaja ja uued saalid ja uued ruumid, kõik korraliku parkimise ja kõik niised asjad. Ja meil olid enam-vähem nõusolekud linna käest olemas, me oleksime rahaga saanud. Aga ei olnud kodanliku julgust sellel momendil kellegile seda teha. Nii et kahjuks ei tulnud välja. Sellest on kahju, See on kahju. Praegu me oleksime olnud väga heal järjel, ma arvan, rahaliselt ja nii edasi. No teie olete veel palju korterimaja ehitanud, nii et teie saate nüüd tagant järele vaadata, kuidas see kõik välja töötas, need korterimajad. Te tegite Eestimaa. Mis siis järgmine nagu oli? Järgmine oli Eesti kodu. Terve see maatükk, mis on Scarboroughs, mis oli 5 aakrit või mis seal oli maad. Ja sinna oli tarvis teha nii ökonoomselt ja nii kasulikult midagi, et ta kuidagi moodi ennast ära tasuks, need ehituse kulud tagasi tuleksid ja et eestlastel oleks üks niisugune sobiv asukoht.
just ette nähtud rohkem nii erru läinud vanematele inimestele. No ja, aga see Eesti Kodu on ju ikka tänapäevani väga heas kuulsuses. Jah, ta töötas välja väga hästi ja seal on, paistab, et inimesed, kes seal on sellega päris rahul. Ja, siin te näitate seda natukene. Ja see oli päris suur töö sellega, et seal on 6-kordne korterimaja, siis 4 kolmekordset, mida me kutsusime terrassmaja. Mis on jälle teistmoodi sel ajal niisugust siin ei tehtud. Austraalias me tegime just aga sellist väliskoridoridega, välisrõdudega ei olnud. Nii et see on nagu Austraalia eeskujul natukene. Ja veidikene on siin karakterid seal juures. See on huvitav, jah. Aga siis te tegite ju muid maju ka ikka. No siis seal Ehatare on seal samas, Eesti Kodu kõrval on Ehatare. Aga see oli aastaid hiljem. Hiljem, ja siis oli korteri need 3 üksikut elamut kah, mis seal on sama maa peal, mis müüdi maha. Ahaa, sellest sai nagu sissetulekut ja seda. Ja see oli siis, ütleme, seal grupp. Siis järgmine oli vist Kaleva, see oli meie esimene enda ettevõtte Kaleva korterimaja. Aga kas ma seda näen kah kuskil või? See Kaleva on vist siin kuskil või? Jah, Kaleva on siin. Siin on teil ju nii palju neid, et siin pole otse ka äärt. Need on teie omad kõik. Ja meil on umbes võib-olla 2-30 ehitust, mis me oleme teinud siin. Jaha. Mitmesuguseid igasustele. Aga kas ma leian Kalevat või? Ja ta on siin kuskil olemas. Ma pean vaatama, kus ta on. Siin on Kaleva. See. Ja see on kah Kaleva, jah? See on ka Kaleva, jah. Ja mis te Kalevast räägid, seal on eestlased kõik? See on kõik eestlased ja me tegime selle otse kohe eestlastele selle mõttega, et eestlased sinna tulid ja sinna tuli väga-väga tore grupp inimesi sinna sisse. Ja see on püsinud eestlastena ka? See on püsinud eestlastena. Seal on nüüd vist 1 või 2 pool perekonda, pool Eesti ja pool Muulast. Üks vist on ainult minu teada, üks ainus, kes on iirlased vist, kes seal elavad. Ja nüüd mu enda tütar elab kah seal majas. Nii. Ja nad katsuvad hoida seda ikka eestlaste kätes. Ma loodan, et tulevikus ka, kui keegi müüb maha, et siis järgmine generatsioon läheb sinna sisse. Siin on nüüd Eesti maja vist, jah? Ei, see on Kaleva või see on Ehatare. See on Ehatare. Ehatare enne, kui tal see 4. kord peale tuli. Seda te tegite ka teie jälle. Ja siis, aga seal on teisi eestlaste korterimaju veel. Ja seal on üks, mis on St. Clairi peal on Upper Beaches kondominium, mida me kutsusime. Ja see on 36 korteriga. Selle me tegime kohe natuke aega hiljem kui Kaleva. Aga seal on teisi ka või? Seal oli alguses peaaegu 50% eestlasi, aga nüüd on vist osa läbi ära läinud, aga seal on ikkagi veel küllalt neid. No inimesed vananevad ja lähevad ja muudavad oma elukohti. Ja Kaleva vastas üle tänava on Emmanuel Manor, mis on 10-kordne ehitus. Ka teie tehtud või? Kus on ka päris palju. Kas me Emmanueli ka kuskil näeme või? Jah, see on Emmanuel Manor. Oi, kui suur see on. Ja see on niimoodi tehtud, et sellel on kirik ehitatud maja alla. Ongi näha. Kas see on siin? Terve see alune. Ja mis kirik see on? Luteri kirik. Luteri? Ja 250 istet. Suur kirik. Ja käib ja rahvas käib seal? Ja väga hästi käib. Kas see rahvas kõik on luterlased järsku? Suurem osa. Seal ei ole mingit tingimust, et nad peavad olema luterlased, aga nad on suurem osa. Aga see teenistus on Luteri kiriku järel? See on nii huvitav, ma pole seda kuulnudki. Kas te praegu ka veel ehitate nende uustulnukatele või? Me teeme ühte teist. Praegu ma olen teinud paar moski. Jaa? Jah, nii et üks. Kas te ise teete valmis või? Jah. Üks on praegu, sest mul üks mees, kes mulle töötab, on muslem ja tema tahab kangesti, et ma aitan teda kaasa sellega, siis ma olen aidanud tal seda teha. Ja mõni on valmis juba või? Jaa, 2 on valmis. Üks on kuskil... Siin kahal või? Siin vist on ka kuskil, ma arvan, tagapool. Aga nii, et me oleme, nagu mul on öeldud, et üks kõik, kui mul aeg sinna ülesse minna on üksteis kõik 6 poolt, ma lähen, mul on ikka väike kontakt olemas. Teil on üleval kõik kindlustatud. Kuidas see Torontosse? No lõpetasin gümnaasiumi Hamiltonis ja siis tulin Toronto ülikooli. Toronto ülikooli? Toronto ülikooli arhitektuuri. Aga mis selle kutsumuse nagu andis? Kas see oli juba ammugi otsustatud? Mina ei tea, kust see tuli, sest ma isegi ei teadnud, mis arhitekt teeb, aga ma mäletan Saksamaal ühes külas olime vahepeal just kapitulatsiooni ajal Medelby külas. See on seal Taani piiri ääres, ema alati viis meid ikka lähemale Taani
et me, Midagi idee Rootsi. oli, et saada üle Rootsi. Taani ja Rootsi. Ja olime seal külas, siis oli kapitulatsioon, olime seal ühes ka jälle flüchtlingslaager, endine, koolimajas olid põhud nagu ikka igal pool, põhud maas ja siis iga perekond tegi omale väikse pesa sinna. Ja olime seal ja siis miks ma seda just rääkima hakkasin? Ja seal ma teatasin ühele ka eestlasele, kes leidis meid üles, tuli meile sinna külla ja milleks siis sinna, teadme poisike, milleks siis sina hakkad, kui täiskasvanuks, ma olla öelnud, et arhitektiks. Ja siis tahtsite sõna pidada? Ma ei tea, see on niisugune, ma ei soovita seda elukutset kellegile. Aga minu meelest arhitektid on kõik edukad, meie kaasmaalased vähemalt siin. Jah, aga kui te protsendiliselt võtate väga palju vaimuhaigeid, väga palju joodikuid, väga palju enesetappe. Aga neid on igal pool. Arhitektide hulgas rohkem. No mis neid siis jooma ajab? Õnnetus, tahaks nii teha, aga ei saa, pole raha või omanik ei taha või paremad tööd jäävad ehitamata. Kas te tunnete arhitektina ennast loova isiksusena muidugi, aga kunstnikuna ka või? Te tahate ikka oma tahtmist nagu? No võt, see on just seal ongi see skitsofreenia. Arhitektid on üks sort arhitekte, eks ole, kes arvavad, et klient on selleks, et temale anda võimalust ennast teostada. Teine siiski, kui hakkad juba natuke asja peale nii filosoofiliselt mõtlema, siis siiski me oleme loojad. Peame nendele pakkuma midagi. Kui arst näiteks ütleks, et ma tahan ennast teostada, et mulle meeldib täna just põlvi ravida ja sul on silmad haiged, see on ka natukene narr. Aga arhitektid pahatihti on seda ja tahaksid ennast teostada ja siis ei saa ja siis tekivad igasugused pinged ja nii edasi. Õnnetu elukutse. Aga mina näen, et kerkivad, näiteks me saatsime hiljuti ära arhitekt Uno Priit ja temal oli nii palju, tema vist oli küll väga rõõmsameelne, ega... tema oli üldse rõõmsameelne ja loov inimene. Aga teie ka? Kas te olete pahade mõtetega või olete õnnetu olnud oma elukutse juures? Ma ei usu. Üldiselt on ikka päris hästi läinud, aga ikka küllaki palju. Aga iga töö, mida tehakse põhjalikult on nii. Ja mida te peate ise nii oma kõige suuremaks nii-öelda saavutuseks? Vaimset või südamerahu on loomulikult pakkunud see viimane ehitus Eestis. Aga see ei ole mitte nii palju, et arhitektuuriliselt nii hästi välja tuli, mis ta ka tuli. Vähemalt paljud arvavad ja ise ma arvan ka. Kanadas on ka päris ehitusi, millega ma võin päris rahul. Vanade kodusi, näiteks see Soome-Eesti maja, millest ma ei usu, et palju Toronto eestlasi üldse teavad, Sault Ste. Marie'sse, mida sai tehtud. Ja sellega ma olen väga rahul. Väga paljud on seda järele teinud ja matkinud ja vanuritele üks paremaid plaane üldse, tähendab elamiseks, sai seal tehtud.